Mis küll ajendas sind täna kogu selle posti varastama? Sa jooksed siin ringi nagu mingi jõuluvana. Ma teen su kahjutuks, sõber. Mida sa sellega mõtled? Liiguta neid. Ma süütan palju. Mis? Me pole kindlad. Ma ei teinud isegi midagi. Härra, heige maha. Ma ei teinud midagi. Ma ei teinud midagi. Kas sa salvestad? Ma ei teinud midagi. Ma ei teinud midagi. Kas te olite varem siin ja tegite ostu Ameerikani krediitkaardiga? Või proovisite ostu teha? Jah. Politsei ütleb, et need kahtlusalused võtsid midagi, mis ei kuulunud neile ja siis proovisid seda varjata. Aga probleem kuriteo toimepanemisel digiajastul on see, et kaamerad salvestavad kõik. Need on parimad hetked, kus kahtlusalused tabati teod ja jäädvustati kehakaamerale otse kuriteo sooritamise ajal. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Pane! Sul pole midagi selle vastu, kui ma küsin. Mis küll ajendas sind täna kogu selle posti varastama? Sa jooksed siin ringi nagu mingi jõuluvana. Alustame seda pärast tunde episoodi Holly Hillis, Floridas. Üks naine vaatas oma uksekella kaamerat ja ütleb, et nägi kedagi oma postkasti sisse sirutamas. Ta jooksis välja, et kahtlusalusega silmitsi seista. See naine, kelle politsei tuvastas kui Carrie Miller, olevat väidetavalt maha visanud kotitäis kirju ja põgenenud elektrijalgrattaga, kuid politsei oli juba teel. Kuidas sul läheb? Ei! Mul läheb hästi. Kuidas sinul? Politseiosakonda tuleb minna, sa pead meiega kaasa tulema. Mille ees? Sest sind peetakse kinni seadusliku uurimise raames. Olgu. Oota. Kas mind peetakse kinni vaid mõneks minutiks? Mine lihtsalt võta see. Seaduslik kriminaaluurimine. Rohkem pole sul praegu vaja teada, eks? Sa ei ole siit kandist pärit. Tule, lähme. Jah, sul on su asjad olemas, ära muretse selle pärast. Okei, kas ma võin oma... Ei. Me ei tee seda nii. Me võtame selle siit. Okay. Me võtame su käed ja paneme need põrandale. Hästi. Okei, kui kaua ma olen olnud? Kas mind lihtsalt lastakse teiseriga või mis toimub? Teid peetakse kinni. Okay. See on seaduslikuks uurimiseks, kriminaaluurimiseks. Kas siin või räägime sellest mõne minuti pärast? Okei, hästi. Võta su asja! Ärge muretsege selle pärast. Ma kukkusin põrandale, härra. Mis? See pole minu probleem. Kas sa saad selle osta? Jah. Sa saad küll, ära liigu, aga ma ei liigu. Milleks see on? Sõrm mauk sinna sisse, eks? Ma pean. Kas sa oled närvis? Ma tegin seda, see kukkus põrandale. Siin sees. Oota üks hetk, Laura. Sa ütlesid, et sa pillasid asju siia. See oli tööriist. Ma lähen toon selle siit. Olgu. Kas see komm sobib? Jah. Millises kabiinis sa oled? Siin on kõik su asjad. Ma olin samas kabiinis. Ma võin sind üles leida, et sa selle ära sööksid. Nüüd ma võtan selle. Palun. Kas see ongi kogu su kraam? Ryder. Ei, ma ei mõelnud seda. Ryder. Kohe praegu. Zane kuulda. Hästi. Need on teie õigused. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse teie vastu kohtus kasutada. Teil on õigus rääkida advokaadiga ja kui teil on küsimusi, võib advokaat olla praegu teie juures. Kuule 11.2. Okei, ta on meil 1012 S. Tegin ta vannitoast välja, ütlesin talle, et ta on seaduslikult kinni peetud. Läksin vannituppa. Kõik need kirjad aadressidega on siin prügikastis. Lisa on sulgemisel $50, $200, Dollar Generali või $1.30. Dollar Tree'sse korraks. Jah, ma võtan ta asjad kiiresti ja lähme õue jutustama, eks. Mis su nimi oli, kas? Kas sa kuuled? Kas sa kuuled mind nüüd? Mis? Miller, me lähme korraks õue jutustama. See on kõik sinu kraam, eks? Jah. Olgu, see on korras. Ei, see on korras. See on korras. See on korras. Hästi, lähme õue mängima. See oli korras. Ma tõin selle sisse kaamera peal ja kaamera poolelt. Olgu, see on korras. Jah, kui see on sinu oma, siis on hästi. Suur aitäh! Ma üritan seda öelda. Aitäh sulle ka! Nii, valmis. Kui on võimalus, et ma lähen vangi, siis on parem viis mind läbi teksta.
tõsta mu telefon korraks üles, et ma saaksin telefonilt ühe numbri kirja panna. Brady Miller, lähme räägime natuke juttu. See ei ole ju teie esimene kord, eks? Ma arvan, et see on... See seal, just neil on ju kottide keeld. See on tema oma, eks, Brady? Okei, ütlesite, et see on teie oma Brady Miller, siin. See on teie oma? Okei, täiuslik. Panen kõik su asjad ära. Maha. Ups, vabandust. Ei, see ei töötanud. Tegelikult töötas, aga läks katki. Vabandan. Mis toimub? Oleme. Salvestamas. Tere, nii. Kust sa tuled? Brady Miller, ma lähen kohe asja juurde. Okei, ma annan sulle ühe võimaluse olla aus, sest me kõik teame, miks me praegu siin oleme. Okei. Nii et mis ometi sundis sind täna kogu selle posti varastama? Sa jooksed siin ringi nagu mingi jõuluvana. Mul ei olnud seda kotti alguseski, kui see naine mind peatas. Olgu. Ma tegelikult hoidsin seda sõbra jaoks, sest tema läks tegelikult mööda teed üles, olgu, ja tegeles sellega. Kes su sõber on? Kes minu sõber on? Ja. Tema nimi on Rachel. Rachel. Ja. Ma ei tunne kedagi nimega Rachel. Mis ta perekonnanimi on? Ma ei tea, ta on punapea. Ta müüb end. A müüb end. Jah. Püha taevas. Jah, okei, sellepärast ma selle sulle andsingi. Ma sain aru. Sa tead küll, mida ma mõtlen. Nii et sa lahkusid sealt, eks? Jah, ma lahkusin. Ja siis 15 minutit hiljem helistas mingi teine tüüp ja ütles, et sa olid nende juures. Tema juures. Ei, ma peatusin selle maja juures, ma võin sulle maja näidata. See on kohe siin, et oma pusa ja kõik muu seljast võtta. Hästi, mis siis juhtus tänaval, kui sa selle naise juurest lahkusid? Tere, la verite, mul on üks küsimus. Noh, Näete, probleem on selles, Brady Miller, et te olete siin täiesti üksi. Ja tead mis? Kogu see äravisatud vara prügikastis, mida meil on lubatud läbi vaadata, on kõikide nende aadresside oma, kus me just olime. Jah, nii et see on post kogu sellest kraamist. Kõik need kohad. see oli see, mis oli kotist väljas, mis oli alati nagu mul juba kaasas. Ja. Nii et Jah, kas me saame minna? aitäh sulle väga. Mul ei ole probleemi olla sinuga aus. Jah, ma hindan seda. Mu on. Mida sa selle kraamiga tegid? Me pidime minema H-tänavale. 8. tänav? Me oleme 8. tänaval. Hei Laura, kas teil on veel üks kord? Mis? Sul on kindad käes. Rohkem armastust. Mul on see olemas. Hästi, ma olen valmis. Kas sul on midagi selle vastu, kui ma vaatan? Võti on praegu ainult number 1 kontroll. Kas sa... Viitsid võtta. Pilti. See on korras, aga me oleme praegu 1 ja 4. Mis sa ütlesid? Tänan, mees. Pärast seda, kui politseinikud leiavad posti vannitoa prügikastist, püüavad nad välja selgitada, miks ta üldse midagi sellist teeks. Olgu. Nii et nagu, olgu. Aga mille jaoks? Tere. Kas sa kujutad ette, ma muutun vahel pettunuks, kui ma, tead küll, astun sisse ja olen nagu... Teile maksti selle eest, et te selle tooksite. Ma tean, mis on. Ma ei tea, mis see on. Ma tean, mis see on, jah. Tere, Miller, istu minu juurde. Olgu. Ma arvan, et mu Mountain Dew on topsi hoidjas. Koe, istu maha ja ma toon sulle lonksu Mountain Dew'd. Kui mul on sigaret, kas ma võin seda suitsetada? Lubame sul siin sigareti suitsetada. Ma aitan sul alla tulla. Aitäh, ma ei tea, kuidas seda kasutada. Nii, palun. Rätsepistes. Täiuslik. Tegelikult teate, mis, Brady Miller? Lubage mul paluda teil korraks püsti tõusta. Ja siis laseme teil uuesti istuda. Vabandan ebamugavuste pärast. Mul on parkimistrahv kohe siin olemas. Me peame teie päikeseprillid korraks ära võtma. Siin väljas on küll väga ere, aga mitte nii ere. Mu telefon, ma tean, et mul on vaja numbrit, et kautsjoni vastu saada. Jah, sa võid oma telefoni kaasa võtta ja minna sööma. Me saame kautsjoni, eks? Kuule, kui sa tuled, siis ma kohe möödun hoone küljest. Nii et sina ja see tüdruk Rachel saite kelledki raha, et tuua see asi 8. tänava majja. Jah, härra. Olgu. Raporti kohaselt tunnistas Miller, et sihtis krediitkaardifirmade saadetud kirju. Ta avas ümbrikud, katsus, kas sees on kaarte ja jättis endale need, millel oli väärtust. Ülejäänud viskas ta väidetavalt vannitoa prügikasti. Kas see töötab? Ma teen tähelepaneku, et nendes ümbrikutes on inimeste isiklikud krediitkaardi andmed. Kurat, miks sa... Ma ei tea, kui seda avida. Ma mõtlen. Ma ei tea, mis nad sellised on. Kas sellel on sinu nimi peal? Mida sa vaatad? Seda läheb ju nemane oli osa. T-photo. Või mis siis? Jah, me teeme selle ära. Ja mine võta oma telefon. Mis nüüd siis? Vabanda.
sa rääkisid sellest postist, mida sa avasid. Milleks sa selle avasid? ja siis on mul pusas veel mõned, mida pole avatud. jah. Ma näen seda praegu, jah. Okei. Kui palju sa pidid selle kraami eest saama? Ma pidin selle eest saama $200. Ja siis Rachel, kas sama palju või saab tema rohkem? Ma ei tea. Ma teadsin küll, et see maja seal üleval sai hiljuti läbi otsitud. Mul on huvitav küsimus. Miks osa sellest visatakse ära ja osa mitte? Sian. Ma mõtlen, seda on raske näha. Meil on pärast Miranda hoiatusi saadud ülestunnistused. Mis see on? Kas Peeter V ei hakka alustama? Miks mõned neist, mis see oli? Trayley Miller? Abandon. Nad ütlesid, et kui me neid saadetisi saadame, siis selleks, et ei paistaks, nagu viiakse sinna nii palju asju, et tegelikult tunda ja näha, kas seal on kaarte sees. Ja sellepärast ma siin olen. Ma tundsin seda. Ja et näha, kas seal sees oli kaarte. aga politseiniku sõnul rääkis valvekaamera salvestis hoopis teistsuguse loo. Üks, kus ainult Carrie Miller sõidab üksi ringi ja täidab oma kotti ukselt uksele posti kogudes. Jah, ma märkasin, et need kõik ongi kaardid. Kõik need siin ongi kaardid, nii et sa hoidsid need alles, sest neis võisid olla kaardideks. Jah. Aga mõnda neist paberitest ma ei ole kindel, kas sa näed neid. Ei, pole viga. Ja. Ma lihtsalt tahan ikka veel teha pildi raamatust, kus on kogu post sees. Nii et seda on palju avada. Ma ei pane seda sulle pahaks. See on esimene kord, kui ma seda teen. Esimest korda? Jah. Nii et probleem on selles, et ma usun sind, et sulle maksti selle eest. Olgu, ma usun sind selles osas esialgu. Ainus probleem on see, et kogu valvekaamerate salvestis, mille me viimase tunni jooksul nendest piirkondadest saime, näitab ainult sind, Trayley Miller. Meed ei näita ühtegi teist punapead ega kedagi teist koos sinuga. Ma arvan, et see oli ka teel sinna seda kätte saama. Ma sain kotti temalt enne, kui ma üldse seda teed mööda alla läksin. Enne, kui ma üldse hakkasin minema. Nii et see on rakenduses, härra. AI. Tegelikult võib see olla ühe kuti käes, nimega Dude. Härra. Ja see on minu sõber. Mõte. Mul oli üks. Tema jaoks, aga ta tapab mu ära, kui ma seda teen. Seda kasutati. Seda kasutati praegu ühe juhtumi toimepanemisel. Ja. Nii et. Ja, ei. Need päikeseprillid ja minu Mountain Dew lähevad sinna sisse. Jah. Sa võid oma päikeseprillid uuesti ette panna. Vabandan. Ma püüan olla nii abivalmis kui võimalik. Sa võid selle tagasi üles tõsta, sest ma tean seda. Tundub, et sa kas ei taha või ei suuda millestki sellest loobuda. Nii et näiteks, mis see siis on? Kas ei taha või ei suuda? See võib olla kumbki. Kuula. Nii et, kuidas see mulle paistab, on see, et see on. Paistab, et see kõik läheb sinu peale. Ei, tegelikult ma oleksin valmis. Hei. Laura, tee sellest pilt. Sinised kindad. Aga sellest ma praegu räägingi ja siin oledki ainult sina. Ma ei saa aru, mida sa räägid. Trayley Miller, kas te saate mulle teene teha? Nüüd võime istuda. Saate puhata. Ma aitan teid alla. Jah, nii ta on siis. Olgu. Ma tuun need teile. Jah, ma olen 12-aastane. Süütaja on seal sees. Ma tean, et süütaja on just seal. Hästi. Colleen. Ja. Härra, siin, okei? Ja, härra. Ma aitan teid alla. Hästi, aitäh, Pider. Palun väga. Aitäh. Eriti suured kindad minu peenikeste käte jaoks. Palun väga. Mis siin toimub? Nii et- Kas sa saad lihtsalt selle sisse lasta? Siin on kõik korras. See on lihtsalt riided. Ma ei saa sellest aru. Ta teeb selle lapse kindlaks. Palun, siin, see on. Tõenäoliselt. Praegu. Sest millega me tegeleme? On ilusad pildid sellest, nagu see siin. Ma ütlen sulle, See ei ole, see on siin. Siin on halb. see näeb halb välja. Ainus asi, mida ma küsin, on see, et kui see on võimatu, siis kuidas ma ülejäänuga hakkama saan? Ma olen seal. Jah, see on kõik. See oli see, millest ma rääkisin. See on kogu piirkonnas olemas. Sa paned oma elu ohtu, mille nimel.
sa võid ka klassis õpilase nime mainida. See on väga kasulik. Noh, las ma räägin sulle midagi. Ma ütlen sulle seda praegu. Ma mõtlen, kas sa teed seda või mitte. See on see, mis meil sinu kohta on. Nii et see on... Ma mõtlen päeva lõpuks... Nagu. see ongi see, kas tegelikult... Sa vaatad üsna tõsist süüdistust ja... Mitsu. Mitu videokaamera salvestist? Kas minu isa on maja? Peame vaatama Gausseni tabelit. Kohtuandmete kohaselt esitati Carey Millerile süüdistus 63 isikutuvastuse andmete petturlikus kasutamises ja 63 väikevarguses kokku 126 süüdistust. Ma panen su särama. Ma ei ütle sulle. mida sa mõtled? Liiguta neid. Ma teen palju ja mis? Kus mitte? Härra, maha. Härra, maha. ma ei teinud midagi, härra. Härra, maha. ma ei teinud midagi. Kas sa salvestad? Ma ei teinud midagi. Nüüd suundume Florida Stuartis asuvasse Meet Florida Credit Unioni. Mees astub sisse ambitsiooniga, mis paneks isegi Wall Streeti maakleri punastama. Probleem? Tema konto on 6 päeva vana ja väidetavalt $1 jagu miinuses. See mees tuvastati Mark Anthony Taylorina. Politsei sõnul polnud ta see, kelleks end väitis. Olgu, nii et ma lähen kassapidaja juurde, kellel on kuupäevaga väljavõte ja siis on mul see tšekk, mille see mees esitas. Aga ma arvan, et asi on sügavam. Tavaliselt on see lihtsalt kellegi sattumine pettuse ohvriks, aga ma arvan, et see mees on tegelikult varastanud teise inimese identiteedi. Minu kahjude ennetamise juht tahtis, et ma talle helistaksin, kuni te siin olete, nii et ma helistan talle kiiresti. Kas sul on selle mehe kohta mingit infot? Tal on kõik teie jaoks olemas. Okei. Ma arvan, et ta teab, kes ta tegelikult on. Ilmselt on nad kasutanud näotuvastust või midagi sellist, et teda üles leida, aga ma lasen tal sellest kõigest täpsemalt rääkida. Ma ise ei tea sellest eriti rohkem. Aga kui ta seda eile õhtul esitas, siis ma mõtlesin küll, et jah, me hoiame seda, see on ilmselt võits. Ta avas oma konto alles 6 päeva tagasi ja mul oli kontol $1 miinuses, kui ta selle $1 miljoni tšeki sisse maksis. Aga selle tõestamiseks vajasid nad enamat kui kahtlustav pangateller. Nii et politsei helistas kellelegi, kes teadis täpselt, kellega tegu on. Kahjude ennetuse töötajale. Tere, me kasutasime selle isiku puhul näotuvastust. Me suutsime tema identiteedi kinnitada. Olgu. Ma saan selle trace'ile saata, et see oleks teie andmetes olemas. See on täiusvik. Ma arvan, et on Miami's. Üks hetk, ma lihtsalt üritan seda leida. Ole siin. Kas see on teie esimene kokkupuude temaga? Jaa, härra. Olgu. Kui temaga varem kokku puutunud, pole kunagi varem tagasi tulnud. Ta lihtsalt arvas, et otsustas tulla sisse ja kui ta asutab ettevõtte, siis usul, et 18.06 puhk 2025 episteedide tolle Funderis. Ja siis ta lihtsalt lõi need ärikontoksi, ma pole isegi kindel, kas on päris ettevõtte. Ma garanteerin sulle, et on tõenäoliselt tavaline tšekk. Me ei suuda kinnitada. Seda kummagi juhul, aga me teame kindlasti, et see on identiteedivargus. Olgu. Nii, et ta avab konto oma juhiroaga. Vabandust, kas see on Miami? Ja siis juhiluba on Washingtonis. Issand. Nii, et kui me saame teile tegelikult saata teile selle juhiloa pildi, mis me toimikus on. Jah, nii et see on petturlik organisatsioon. Okei. Ma saan aru. Okei, nii et Mark Anthony Taylor on see petturlik konto. Ei, Mark Anthony Taylor on tegelik Ratchet, 796. Raporti kohaselt oli päris isikut juhiloal mitu korda sihikule võetud. Taylor oli väidetavalt üritanud tema kontot sihikule võtta ka Sarasotas ja Bradentonis. Taylor väidetavalt naasis nädal hiljem panka ja lahkus enne, kui politseinikud kohale jõudsid. Aga nad setasin Speedway juures kätte. Välja siia! Kohe! Välja! mis külm üles läheb? Ma ei teinud, mine maha. Tere! Maha! Ma ei teinud midagi. Maha! Mis sa oled? See on märjas, kallis. Speedways siis. Maas! Või ma lasen su maha. Ma lasen su maha. Ma ei räägi sõbrale. Mida sa mõtled? Kui sa liigud, siis ma lasen su maha. Mis? Mis? Mine maha. Mille eest? Mine maha. Mis ma olen? Ma ütlesin sulle. Mis? Maha! Ma tahan teada, miks sa oled
mis? Pikali maha. Puupae. Mis ma tegin? Pikali maha. Härra, ma ei tee midagi. Pikali maha. Ma ei tee midagi. Pikali maha. John, sa saad kohe pihta. Ma ei tee midagi. Kuulsid, jah? Nii kui liigud, saab pihta. Miks sa tahad mind tulistada? Kui liigud, saab pihta. Mine selle ukse juurde. Ma ei saa aru, mida sa mõtled. Pikali maha. Ma ei tea. Mida ma tegin ära? Pank, sa tead, millest ma räägin? Pikali maha. Mis sellega on? Pikali maha. Ma ei tea, mida sa selle kohta räägid. Päriselt, pikali maha. Ma tulen siia päriselt ainult sigaretti võtma. Pikali maha. Mis toimub? Pikali maha. Ma ei saa aru, mis toimub. Sa ei ütle mulle, mis ma pean maha minema. See lihtsalt tuleb minu juurde. Ma ütlen sulle, et heida pikali. Seda ma sulle ütlen. Sa ei tee seda. Sa lähed maha. Minu peale. Aga ma ei teinud midagi. Pikali maha. Pikali maha. Ei, härra. Ma ei tea, millest te räägite. Mul pole aiugi. Pikali maha. Kui sa liigud, sa kohe pihta. Kas sa saad sellest aru? Olgu ma teen seda. Kas sa saad sellest aru? Aga härra, mida te... Ma ei teagi. Härra, astuge eest ära. Ma ei saa aru, mida te üldse... Mis toimub? Ma just ütlesin teile, mis toimub. Pank, eike maha. Okei, ma mõtlen selle sööda peale. Sina asi. Ei mingi. Tere, mis on lahe? Suurepärane, suurepärane. Sina oled. Hakkad minuga rääkima. Ma ei tea, millest sa räägid. Pikali maha. Härra, mul pole aimugi, millest te räägite. Pikali maha. Ja ma kardan, et sa oled pikali maha. Miks sa oled selline? Mind ei huvita. Maha. Mind ei huvita. Kas see on hirmutamine? Maha. Balloon. Maha. Mul pole aimugi, miks sa seda teed. Maha. Kuidas nii? Ma ei teinud midagi, härra. Maha. Ma ei teinud midagi. Ma ei teinud midagi. Sa salvestad. Ma ei teinud midagi. Tere. Ma ei teinud midagi. Okei. Nii et hakata muutuma. Kuula, ma keeran su küljele, tõmba jalad kõveraks, et saaksime sind istuma panna. Jah, härra. Hästi, paneme sul nüüd istuma. Olgu, vabandust, oota, kui sa tahad seda hiljem kasutada. Kas me lükkame seda? Asi, 1, 2, 3. Kui ta oli käeraudades, püüdsid politseinikud vastuseid saada, kui Tayloril oli üks oma küsimus. Kui seersant andis sulle käske peatuda ja sa ei kuulanud. Ma ei öelnud, et ma ei saa aru, miks mind üldse... Ma ei saanud aru, miks mind üldse tead. Nii et... Räägi mulle, mis Tšekiga juhtus. Ma ei ole kindel ära. Ma olen lihtsalt tavaline mees, nagu ma ütlesin. Ma olen tavaline mees. Ma ei tea, mida mei selles olukorras tähendasid või tähendavad. Nii et mul pole ainugi, mis toimub. Kas see on selge? Sa ütled mulle, et sa ei proovinud mõni aeg tagasi Greg Cooperi nime all tšekki ega midagi sellist sisse maksta. Kas see on sinu päris nimi, Greg Cooper? Nagu ma ütlesin, härra, mul pole aimugi, mis toimub. Ma lihtsalt tahan teada, miks mind kinni peeti. Praegu olete kinni peetud vastupanu osutamise eest. Me püüame välja selgitada, mis toimub, eks. Olgu. Näeme jälle. Hästi. Tee mulle üks teene. Lase seal lihtsalt läbi. Sa ei ole praegu arreteeritud. Me anname sulle teada, mis toimub. Teine uurija räägib Tayloriga, aga ta ei läinud õnge. Mark, minu on Jason. Ma olen abisheriff Plusman Maricopa maakonna šerifametist. Nii et mina olin see, kes algselt võttis Mid-Florida pangas raporti vastu, kui sa augusti alguses siia tulid. Sul on see ärikonto Cooper Legacy Builders. Sul oli see $1 miljoni suurune tšekk. Ja mina olin see, kes läks panka. Ma tuvastasin su isiku, me nägime sind kaamerast. Pank tuvastas su isiku, selle Washington juhi loaga, mis sul on, ja kõige muuga. Nii et põhjus, miks ma sinuga praegu räägin, on see, et ma lihtsalt tahan teada, miks sa seda tegid. Miks sa siis... Kas sul on raha vaja? Kas sul on mingil moel probleeme? Ma mõtlen, $1 miljon on väga suur summa. Vabandust. Ma ei tea, ma ei saa tegelikult eriti midagi öelda. Ei saa eriti midagi öelda. Ma mõtlen, kas sul on inimestele võlgu raha. Lihtsalt, mina isiklikult, ma pole kunagi nii suurt tšekki näinud. Nii et ma lihtsalt tahan teada, mille peale sa lähed tead kohe esimesel korral täiega panustad. Lihtsalt tahan olla kindel, et sul pole mingit jama ega satu valede inimestega kokku.
ma ei kuule, sa pead natuke valjemini rääkima. ma lihtsalt, ma ei ole kindel, mida teha. Jaa. Lihtsalt räägi minuga. Lihtsalt ütle mulle. Ütle, miks sa tulid siia selle $1 miljoni tšekiga ja proovisid selle sisse maksta. Ma mõtlen, sellel peab ju mingi põhjus olema. Ma saan aru, kui oled rahaliselt raskustes, eks? Ma tõesti saan aru, usu või mitte. Mul on olnud omajagu tõuse ja mõõnu ning ma olen mõnes olukorras raha vajanud. Ma lihtsalt tahan olla kindel, et kõik on korras. Tead küll, kust iganes sa pärit oled. Et keegi ei hakka sind otsima. Ma loodan, et mitte. Sina loodad, et mitte. Aga Greg Cooper? Mida see nimi sulle tähendab? Sa ei ole kindel, kuidas sa selle nime said või midagi sellist. Las ma alustan sellest küsimusest. Kas sa oled varem siia ranti saatanud? Kas sa oled siikandist pärit? Sa oled Floridast pärit. Selge. Kas sa elad Miamis või Miami piirkonnas? ma ei tea. Ei. Olgu, mis sind siis siia tõi? Perekond, sõbrad või mõlemad? Kes siin üleval on? Kas sa oled abielus? Kas sa elad kodus üksi või on sul toakaaslased või midagi sellist? Lihtsalt siin ja seal, jah. Nagu ma ütlesin, mees, ma lihtsalt ei taha, et juhtuks nii, et mingid halvad inimesed saavad teada, mis juhtus ja nüüd oled sina sihtmärgiks, eks? Sellepärast ma üritangi sinult selgitust saada. Mis oli selle motiiv? Halb olukord. Noh, me ei taha halba olukorda hullemaks teha. Kas oli mingi põhjus, miks sa valisid just $1 miljon? Põhjus, miks see minu uudishimu äratab, on see, et ma olen sellega palju kokku puutunud, eks? Inimesed teevad $500 tšekke. $1000 tšekid. Ja kui ma sain sinu juhtumi kohta kõne, siis sa lähed kohe täiega välja. See ei ole nii. See on ebatavaline, mis tekitas minus kahtluse ja sellepärast tahtsingi sinuga rääkida, eks? Sa ei ürita siin $100 teha ega maksta ära mingit $1000 laenuhaid või midagi sellist, eks? $1 miljon. See on tohutu. Ja siis tulid süüdistused. Kas ta tegi täna või hiljuti halva otsuse? Kõik see oled süüdised. Põhjus, ma arvan. Hästi, see on korras. Inimesed teevad vigu. Ma ei ütle, et sa oled halb inimene. Jah, ma ei näe isegi su silmi, sul on päikeseprillid ees, aga sa ei tundu halb tüüp. Lihtsalt tundub, et sa tegid halva otsuse ja siin on palju väikseid asju kuhjunud. Noh, nagu need võltsitud ID-kaardid ja kõik muu. Nii et ma mõtlen, mis teha, mees. Kas me saame seni midagi sinu heaks teha? Näiteks keerata konditsioneer natuke külmemaks? Jaa, muidugi. Ja siis ma arvan, et lihtsalt selle põhjal, mida ta mulle ilmselt ütles või rääkis, et mind ei arreteerita ega midagi sellist. Jah. Praegu peetakse sind kinni. Okei, nii et sind peetakse praegu kinni. Okei. Mis kuula, sa oled neiega väga viisakas olnud, sa pole olnud ebaviisakas, ma ei tea, mis enne meie saabumist juhtus. Sa oled olnud, sa pole olnud lugupidamatu ega midagi sellist. Kas sa tõid auto siia üles, et seda ära ei viidaks? Kas me saame sulle kuidagi abiks olla? Võib-olla keegi tuleb sellele järele? Jah, ma ei usu, et ma liikimata seda vaja. Olgu, aga kui see jääb siia mõne ettevõtte juurde, siis nad veavad selle minema. Ja kui see viiakse teisaldusparklasse, siis iga päev, mil see seal on, võetakse tasu ning lõpuks tuleb see arve sinu kanda. See võib minna $1000, kui sa ei saa nendega paari päeva jooksul ühendust. Nii et me püüame sulle su autoga teene teha. Ma saan aru. Milline auto on sinu oma? Ma ei öelnud kunagi, et arvan, et mul on sellega kõik korras. Ma saan aru. Kuidas sa siia üles said? Ma saan sellest aru. Hästi. Aga me sulgeme siin ukse, ma hakkan heli vähendama, hei. Aitäh, et minuga rääkisid. Kas kõik on korras? Mul on veel üks küsimus selle kohta, mida sa ütlesid. Miina? Kui mind arreteeritakse. Ma ei tea, kes saaks mulle rohkem teavet anda. Jah, nii et see saab olema, ma arvan, et see saab olema paar erinevat
pettusega seotud süüdistust, ilmselgelt võltsitud dokumendi esitamine, see võltsitud tšekk pangas. Sul on võltsitud isikut tõendav dokument, millel on sinu pilt peal. Ma ei ole teiste osas väga kindel, aga neid ma tean kindlasti. Kui sa ütled teised, mida sa silmas pead? Teised süüdistused. Milline teine süüdistus? See šerifi abi, kes sinuga rääkis, sa oled korras. See šerifi abi, kes sinuga rääkis, tema tuli siia alguses ja võttis selle raporti vastu, nii et tema teab kõiki süüdistusi. Ja me saame need sulle enne vanglasse viimist öelda. Okay. Mark Anthony Taylor'le esitati süüdistus organiseeritud pettuses. 2 süüdistust võltsitud dokumendi kasutamises, ebaseaduslikus võltsitud ID-kaardi omamises, isikuandmete kuritegelikus kasutamises ja juhiloa omamises muudetud sünnikuupäevaga. Kohtuandmetest selgub, et ta ei vaidlustanud organiseeritud pettuse süüdistust ning ülejäänud 5 süüdistust, kas neist loobuti või neid ei menetletud edasi. Nii et lähme välja. Kas te olite varem siin ja tegite Americaniga krediitkaardiga ostu või proovisite osta? Ei. Meie järgmises osas oleme Floridas Tampa's International Mallis. Naine kaotas oma debetkaardi parklas. Siis hakkasid tulema teavitused. $1000 suurune makse Nordstromis, peaaegu 4000 Louis Vuittonis. Väidetava kahtlusalusena tuvastas politsei 31-aastase Valerie Sahai. Ja väidetavalt oli ta endiselt sees. Olen autos kusagil, ma ei ole kindel kus. Ja ma olin nagu siin poes, ma ei ostnud midagi ja siis vaatan oma telefoni ja mu krediitkaart küsib, kas sa üritad osta 3 filmi eest $3870. Kui palju see oli? $3870. Ma seisin seal ja oli nagu, ei, lükka tagasi ja siis minu esimene mõte oli lihtsalt siia tulla, et neile öelda, et vaadata, kas me leiame selle inimese, kes seda tegi. Ja ma lihtsalt läksin sisse ja ütlesin neile, et hei, see ei ole mina ilmselgelt, ma ei ole poes. Lükkasin selle tagasi ja siis ma nägin, et seal olid teised tehingud ja siis ma hakkasin neile vastama, aga nad läksid sinna. Teine oli, ma ei tea, ma olin oma telefonist eemal, ma ei tea miks. Eelmine kadus ära. Ja see teine, mis on ikka veel alles, ma arvan, et see läks läbi Nordstromi poe umbes 1000 millegagi. See läks läbi. See on hea asi. Ja nii ma kavatsesin minna Nordstromi ja läksin otse sinna suunas, siis sain aru, et see oli hoopis teises suunas. Ja siis tulin tagasi ja küsisin neilt, kas nad teavad. Ning siis hakkasid nad mulle kogu infot andma. Niisiis rääkisid politseinikud kellegagi, kes nägi kõike. Poe juhatajaga. Jaa, tere, kuidas läheb? Hästi. Poe juhataja, jah. Okei, räägi siis oma osa, kuidas sina sellega seotud oled. Ja see klient, kellega sa just rääkisid, pole tänu väärt. Ma ei ole ajakirjanik. Tuli poodi ja ütles, mul oli just selle summa eest tehing $3870, mille ma tagasi lükkasin. Ma sain oma kaardile pettuse hoiatuse, lükkasin selle tagasi ja see juhtus siin Louis Vuittonis. Keegi on mu kaardi varastanud ja siis nad tulid poodi. Ja sõna otseses mõttes hetked enne, kui ta sisse astus, olime just selle täpse summa eest tehingu tagasi lükanud. Kas sa olid selle tehingu juures? Mina ei olnud, tema ei olnud. Jeenirõustaja oli, tema nimi on Taylor. Ta on Ameerikas ja siis me panime 2 ja 2 kokku ning saime aru, et see oli sama inimene. Lisaks, naine, kellega sa just rääkisid, tema nimi on Laura. Klient annab oma nime, kui ta poodi tuleb. Nad registreeruvad. Klient, kes tema kaardi varastas, andis meile nime Laura. Eks. Kui kaart tagasi lükati, ütles ta, mul on kiire, pole hullu, ma tulen hiljem tagasi. Ta kadus kiiresti. Ja siis nad lihtsalt seisid seal, tema ja üks teine mees, kes poes temaga kaasas polnud. Nii et me tulime siia ja liitusime temaga siin. Siis mõne aja pärast tulid tagasi sisse ja nüüd on ta poes ning üritab uuesti oma ostu sooritada. Sain aru, kas sa näed seda noort naist? Kas saad mulle ta näidata? Jah, loomulikult. Ta kannab musta kleiti ja tal on tätoveering vasakul käsivarrel. Politseinikud leiavad Valerie Sahai, kes vastab neile vaid ühe sõnaga. Jah, vabandust. Kas te ei pahanda, kui ma räägin teiega korraks? Muidugi. Kas te ei pahanda, kui ma räägin teiega? Jah. Tulge siia, lähme eest ära. Siia. Kas te olite varem siin ja tegite krediitkaardiga ostu Americanis või proovisite osta? Ei. Ei. Sa olid just äsja siin ja proovisid ühe teha, aga see lükati tagasi. Ei. Nii et see polnud sina. Oled sa kindel? Kus te neljakesi olete? Ma just jõudsin siia, kohtusin oma mehega. Sain aru.
nii et alles hiljuti istusid sa seal sees ja üritasid teha $3000 suurust ostu, see lükati tagasi, sa kõndisid välja ja siis ta liitus sinuga, kui sa siin seisisid. Sest ma hoian seda kogu aeg enda kõrval. Jah, aga ma olen sind juba mõnda aega tundnud. Tere! Mida sa üritad teha? Okei, nii et nad just tegid siin ostu, okei. Ei, ma lihtsalt üritan aru saada. Natuke sellest, Ma saan aru, seda ma üritangi sulle selgitada, aga sa lihtsalt segad vahele. Ma lihtsalt proovisin sinuga edasi vestelda. Õige. Sa just küsisid mult, kuhu see viib ja ma proovisin olukorda selgitada, aga siis sa segasid vahele. Vabandust. Õige. Just sinna ma tahtsingi jõuda, eks? Nii et alles hiljuti tehti siin Louis Vuittonis üks ost, eks? Kasutati kaarti, aga see lükati tagasi. Selge. Ja nad just ütlesid mulle, et teie tegite selle ostu ning siis lahkusite poest ja jäite siia seisma. Ma vaatasin kotti. Jah, vaata seda. Ma tulin tagasi, kohtusin oma mehega. See ei kestnud kaua. Politseinik survestas teda ja tema lugu hakkas lagunema. Ei. Te ei proovinud seda osta ja te ei andnud seda neile kunagi üle. Nii et need kaamerad seal ja tehingut ei toimunud. Kas see ei ole tõsi? Sest ma tahan, et te oleksite minuga täiesti aus, sest see ei ole suur asi. Ei, ma proovisin oma kaarti kasutada, aga ma ei saanud ühtegi kaarti. Midagi, nüüd saame me rohkem teada sellest loost, eks? Sa saad aru, mida ma mõtlen? Okei, alles ette tagasi rääkisid sa mulle nagu 3 erinevat lugu. See ei ole 3 erinevat lugu. Ma astusin sisse ja vaatasin transpordi poole. Sest enne seda mäletad minu esimest suhtlust sinuga. Kui ma esimest korda küsisin, kas sa tulid siia varem, sa ütlesid mulle ei. Et sa tulid siia selle issiga, tule siia. Ja siis sa muutsid oma juttu. Ja siis sa justkui lisasid infot, öeldes, et sa siis vaatasid ühte käekotti. Eks? Jah, pole probleemi. Sain aru. Ja siis sa ütlesid mulle, et sa ei teinud mingit tehingut. Ja nüüd sa... Oota, lase mul lõpetada. Siis sa ütlesid mulle, et sa ei teinud üldse mingit tehingut. Aga nüüd sa just ütlesid mulle, et sa kasutasid oma kaarti. Olgu. Nii et me jõuame... Niisiis, lähme tagasi päris loo juurde, eks? Mis toimub? Ma just ütlesin sulle, millise kaardiga sa proovisid tehingut teha. Sest ma olen sinuga täiesti aus, eks? Nüüd on minu kord. Ei, see kaart, millega sa proovisid ostu teha. Meil on minu kaart. Siis pani ametnik talle kõik selgelt ette. Nii et ma seletan veel kord noo lahti. Jällegi kaart varastati. Olgu. Isik, kellele kaart kuulub, saab Nordstromilt teavituse. Olgu, et tehti ost $1000 eest, veidi üle $1000. Kas on selge? Ja isegi rohkem, olgu, vabandust, Louis Vuitton. See inimene saab teate, veel ühe teavituse, et keegi kasutab tema kaarti Louis Vuittonis umbes $3000 eest koti eest. Nagu ma ütlesin, selles kaubanduskeskuses on igal pool kaamerad. Iga toll sellest kaubanduskeskusest on kaamera valve. Olgu. Louis Vuitton, inimene, kellele kaart kuulub, ta jõuab Louis Vuittoni. Just natuke aega tagasi, annab neile teada, mis toimub. Selge. Loomulikult suudavad nad kõik tehingud ja ostud tagasi jälgida ja logida. Selge. Nii et noor naine siin ongi see, kelle nad tuvastavad. Täna on ainult üks tagasi lükatud tehing selle sama summaga. Ja see vastab kaardinumbrile, mida selle tehingu jaoks kasutati, mis omakorda vastab ohvri varastatud krediitkaardile. Selge. Ja kahjuks tuvastasid nad, et just sina olid see, kes seda kaarti selle tehingu ajal kasutas. Ja selle tehingu ajal ütles ta, et nad väitsid, et tema ütles neile, et tema nimi on Laura, kes on Naardi omanik. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Nii et... Ja pärast seda, üks hetk, lase mul seda lõpetada, üks hetk. Nii et pärast seda, kui ta tehingu teeb, tuled ta poest välja, seisab siin ja siis tuled sina ning liitud temaga. Aga politseinikud ei uskunud seda. Neil oli video ja neil oli nimi. Räägi. Nad süüdistasid mind sinu segamises. Anna mulle teada, kui oled valmis. Räägi. Kui oled valmis rääkima. Olgu. Nii et ma kohtusin temaga kusagil mujal ja meil kulus umbes 20 minutit, et sinna sisse saada. Õige. Sa ütled kogu aeg, et ma olin kas meie või meid, aga see pole tegelikult see, mis loeb. Sa ütled, et ta läks sinna Laura nime all ja kasutas kellegi teise kaarti ning kasutas seda Nordstromi allkorrusel või ülalkorrusel. Oleme kumb iganes neist. Kas sa kasutasid seda täpselt sama kaarti ka Laura nime all Nordstromis? Sellepärast ma praegu väga ei muretse. Me muretseme Louis Vuittoni pärast. Nii et siin on kaks erinevat juhtumit.
Okei, nii et siis ma lähen sinna ja ta on mind juba mõnda aega veennud, et ma talle kotti ostaksin. Siis ta annab mulle selle. Ma ei saanud talle kotti anda. Ja ainus põhjus, miks ma seda ütlesin, on see, et ma panen sind surve alla, kui sa üritad kotti saada. Nii et ta räägib mind ära ja ma teen seda. See on lihtsalt minu enda põhimõtete pärast. Et ma peaksin lihtsalt käe kotti panema. Õige. Ma lähen ja ostan kotti. Sellel pole eelmise asjaga midagi pistmist. Ja ma ei saa tegelikult aru. Kas sa ütled, et ta oli madalseisus ja ta reageeris kõigele, mis toimus? Jah, nii et täna varem oli ta jälle üksi. Siis tuli politseinik tagasi välja ja vabandused lõppesid. Ausalt öeldes ma lihtsalt lugesin ja vaatasin videot. Mees, sa räägid kogu aeg. Mul läheb seda vaja, see on okei. Ma räägin edasi. Hästi, proua, me läheme nüüd minu politseiauto juurde, eks, sest te olete praegu arreteeritud, nii et lähme. Muidu ma palun teid kuulake, ärge tervitage. Hästi, pöörake ümber, sest ma proovisin seda teha. Miks te peate nii vastu hakkama? Aga miks sa mu käele nii palju haiget teed? Aga milleks? Pööra ümber ja pane käed selja taha. Olgu. Ma proovisin olla kena ja lasta sul ise välja kõndida, et sa ei peaks hulluna paistma, käerauad peal. Aga kui sa tahad nii teha? Aga ma üritan sulle küsimust esitada. Härra. Ma üritan, aga ma ei osuta vastupanu. Miks te... Keegi ei öelnud, et sa osutad vastupanu. Aga miks te olete nii õelad? Ma lihtsalt üritan teada saada, mis toimub. Kus on tõend, et mina seda tegin? Ma just vaatasin videot. Ja see on paremal pool. Jaa. Kuidas sa seda kontrollpunkti näed? Mul ei ole sinu kaarti. Sul ilmselt pole seda enam. Mul ei olnud seda kunagi. Kallis, vabandust, sa oled praegu külari peal. Mul on tõesti kogu selle pärast väga kahju. Ma olen nõus. Sa tead, et see juhtub. Muidu me ei pruugi seda kunagi saada. See pole sinu otsustada. Mis? Ma ei ole sinu kunagine kõnekeskuse töötaja. Mida sa mõtled? Ma ütlesin seda selgelt. Mida sa mõtled? Sa ei saa mind lihtsalt ignoreerida. Kas sa räägid tõsiselt? Jaa. No. Aga kuidas on kõige muuga? Ma pole kindel, kas ma saan sulle öelda. See on nii. Ma mõtlen, sa jooksed ringi ja varastad krediitkaartide abil. Ma ei tahtnud seda teha. Ma lihtsalt leidsin selle. Ja see oli rumal otsus. Jaa, oli küll. Sa viid mind vangasse. Ma ei tea, kuidas ma saan sind aidata. Sa ei saa mind homme kautsjoni vastu välja tuua. Ei. Tõsin. Jaa. Helista oma isale. Nad ei saa mind aidata, kallis. Sa pead seda tegema. Siia on perekondlik probleem. Aga neil pole võimalik mind aidata. Sa pead sellega ise hakkama saama. Mida sa sellega mõtled? Ma ütlesin selle selgelt välja. Nii et ainult mina siis. Sa tegid tõesti rumana teo ja ma ei saa seda oma ellu lubada. Ma ei ole löödud, ma saan kohe ühe telefonikõne. Olgu, aga lähme ja võta oma asjad, kuni tema oma asjaga tegeleb. Jah, olgu, ära ehmudeks, aga mind arreteeriti. Nad viivad mind vanglasse. Uuta korraks. Yes. Uuta korraks. Auto valguse pärast ma... Mul on homme vaja, et sa mind kautsjoniga välja aitaksid. Ma annan sulle raha, aga ma ei tea midagi enne homset arvatavasti. Ma lihtsalt annan sulle teada. Ja kas sa saad koera vaadata? Palun räägi minuga. Jah. Tõenäoliselt lihtsalt üritab üle saada või midagi sellist. Millisesse vanglasse mind viiakse? Orienti vangla. Mis see on? Orient. O-R-I-E-N-T. Orienti-T. Ja. Orienti-T vangla. Kus see asub? Hillsborough's maakond. Hillsborough's maakond. See on siin lähedal. Ei, see on natuke kaugemal. Kui kaugel? See on oma 20 minutit sõitu, autoga 30 minutit. Kas see on Temperus? Jah, mingil määral. See on umbes 20 minuti kaugusel kaubanduskeskusest. Kas seegi saab mulle helistada ja selle info mulle sõnumiga saata? Ei, see on ainus vangla linnas. See on lihtsalt ainus vangla linnas. See on Orient Road. O-R Orient.
miks sa ei saa? Lihtsalt saada see sõnumiga. Mulle, ma ei saa öelda. Ma olen praegu käeraudades, see on mu ainus võimalus. See ei ole vinge sõdalane. Olgu, ma annan sulle raha homme, ilmselgelt lihtsalt. Ma vajan, et su mees oleks läinud. Ükskõik mis. Olgu, tšau. Tšau. Valerie Sahai talle esitati 2 süüdistust krediitkaardi petturlikus kasutamises ja ühes suure varguse episoodis, mis on 3. astme kuritegu. Kuigi tema juhtumi lõplikku tulemust ei ole kohtutoimikutes saadaval. Nüüd läheme Miami Gardensi, ühte BrandSmarti poodi. Kaupluse turvatöötajad avastasid auditi käigus midagi kummalist. 17 tehingut ja $16,000. $16,000 kahtlusalune. 20-aastane töötaja nimega Malachi Fuller Albury ja ta oli endiselt tööl. Ta on töötaja, ta töötab täna, ta on hea poiss. Jah, nii et ma tahan teada, kuidas me seda teha saame. Jah, ma tean, mida te teete ja ma saan ta kontorist tuua. Te peate olema ettevaatlikud, aga ma ei ole kindel, kas nad on selleks valmis. Ei. Ma lihtsalt jätan selle mõneks ajaks kõrvale. Kuulge, te peate ta viima turvaosakonna kontorisse. Jah, ma viin su politseisse ja siis sul ongi jah. Sul ongi jah, kõik videod olemas. Mul on kõik videod olemas ja ma leidsin kviitungid, kõik on olemas. Siia kutsutakse uurija vend, nii et arva ära, mis juhtus. $17,000. 17. Olgu, lähme siia poole ja ma näitan sulle midagi. Rääkige, mis teil on, sest see pole midagi sellist. Jah, mitte midagi muud. Millega me oma isiklikus elus tegeleksime? Nad peavad teda küsitlema. Okei, mis teil on? Need on kõik tehingud. Millised tehingud? Teema. Nii et mis juhtus? Ta tegeles tarastustega ja pani selle oma krediitkaardile, oma debetkaardile. Jah, aga see on päris. Samuti olgu klientide tagastused. Kus sa oled? Sa ei ole klientide tagastuste juures, jah? Olgu. Ja kui paljudest tehingutest sa räägid? 17 tehingut. 17, sest meil on 17. Nii et on 17 tehingut. Ja ma tegin arvutuse. Ja kui suur see summa dollarites on? 16,445. Kui me sulle natuke anname. Mida ta siis teeb? Võtab kaupa müügisaalist? Ei. Nad ei ole kliendid, kes tarastavad. See on liiga palju nagu jäätis. Ei, mingit kaupa. Sa tagastad kinnitamata, tõmba tema kaart läbi. Nii et tegelikult ei tagastata mingit kaupa. Teema kaart. Nii et ta töötab tagastusi läbi pangaautomaadi oma debetkaardiga. Politseiraporti kohaselt töötas Fuller Albury tagastuste letis. Ta skaneeris ükskõik millise eseme, töötles tagastuse ja kandis raha oma isiklikule Visa debetkaardile. Nii et või on see ainult natuke? 451 kõik tehingud on olemas koos kuupäeva, päevade ja kellaajaga. Kas teil on sellest kõigest video? Okei, nii et see on, Mina ei teinud seda. Me saime sellest eile teada. Jah. Kuidas teie teada saite? Kui tema sai eile teada? Jah, eile. Üks poistest tegi raha ülekande. See ongi see kuradi protsess täna. Ja ta tuli minu juurde ja ütles, kuule, ma kuulan. See ei tundu õige. Mis see siis on? Tal oli tagastus 3 esemele, aga mitte 3 esemele, mitte 4 esemele. See ei ole loogiline. Ja, nii et me uurisime veelgi. Algas 4. aprillil. Ja siis uurisime edasi. Ja mis siis juhtus? Ma sain aru, et erinevad kliendid. Kogu aeg kasutatakse sama krediitkaarti. Mis see on? Mis on tema oma? Mis on... Ma tol ajal ei teadnud. Siis me hakkasime rohkem uurima. Siis sain aru, et see on video. Ja siis uurisime veelgi. Sain aru, vaata krediitkaarti. Videos näed sa teda tegelikult. Raporti kohaselt algas väidetav vargus 2025 aasta aprillis ja kestis üle aasta. Kõik tagastusletist. Kai Fuller Albury oli väidetavalt tööl. 11 kuud. Praegu saame teda ainult kinni pidada, helistada Marinellole ja öelda talle, mis meil on. Aga see on kindlasti uurimisjuhtum. Nii et on 17 tehingut. Jaa, härra. Kõik viitavad tema debetkaardile. Jaa, härra. $16,400, rohkem või vähem. 4145. 445 peab täna sinu tagasitulekul surnud olema. Ma ei tea, kas sa tegid midagi sellest, aga see kõik on salvestatud.
kogunes alates eelmisest kuust, 4. aprillist. 4. aprill oli see, kui see algas. Okei. Ja need on kõik tehingud siin. Ja kõigi nende tehingutega teil on videovalve salvestised. Õige, jah, meil on. See on lihtsalt 3, see on eilne. Mis on tema ametinimetus? Mida ta teeb? Ta töötab tagastuste osakonnas. Tagastuste osakond, tagastus, mis kell praegu on? Saab 10:17, 10 sekundi pärast. No! Nad peavad ta välja kutsuma. Ta teeb mida? Tegeleb tagastustega? Jah, tagastustega. Ma helistun isale, mida ta veel. Mis toimub? Mul kämulas. Okei, mis kell ta alustab? Mis kell sa täna tulid? 9:30 ta tuleb sisse. Kell 9:30, mis kell ta lahkub? Kas sa tead, mis kell ta lahkub? Ei tea. Kell 5? 5. Kellega ta seal üleval üksi töötab? Kes on tagastuste juht, kes ta on? All. Kelle all ta töötab? Ma helistan nädalavahetuse valveuurijale, ta tuleb kell 11, aga see on midagi, mida me peame teadma. Meil on haru, meil on palju. 50 500. 500 teeb petturlikke tagastusi. Ja raha laekub tema debetkaardile. Aprillist kuni eilse päevani on see peaaegu $17,000. 17 tehingut. Nii et ta on nüüd siin, nii et me saame ta kinni võtta. Ma eeldan, et selle summa puhul tasuks see mees üle kuulata. Aga neil on video ja kõik olemas. Politseinikud tõid ta kahjude ennetamise kontorisse, siis nad selgitasid talle kõik ära. Lase ma vaatan. Sina. Võta istet just sinna, härra Fuller. Härra Palu, ma olen ohvitser Castello Miami Gardensi politseist, eks? Kas ma võin teiega natuke rääkida? Okei. Kas teil on isikut tõendav dokument kaasas? Ei. Okei, põhjus, miks meid siia kutsuti, härra Fuller, see olete teie, eks, videol? Jaa. See olete teie, okei. Tead, igal pool on kaamerad, eks? Jaa. Kas see oled sina teisel lehel? Jaa. See on 15. mail 2026 kell 10:30. See oled samuti sina, UMA, 15 122 aastal. Ja. Proovi vastata jah või ei, eks. Ma ütlen sul otse välja, olgu. Nad on sind video salvestanud 17 korda hommikuti tagastusi tegemas, kui poes pole ühtegi klienti. Kas saad aru? Ja sa tegelikult teedki tagastusi ning see on videol näha. Kõik need tehingud on siin sinuga seotud. Ja sa tegelikult teed tagastusi ning vaatad ringi, et veenduda, et keegi poleks läheduses. Ja nad tegid auditi ning kõik need tagastustehingud lähevad sinu kontole tagasi. Nii et minu küsimus sulle on järgmine. Me rääkisime natuke varem. Sa ütlesid mulle, et tavaliselt tähendab tagastus seda, et klient tuleb kohale, nad ei ole siin enne kella 10 tagastust tegemas, eks? Aga sa teed tagastusi siis, kui kliente pole. Sinecure, vabandust. Enne kella 10 ei saa tagastust teha. Aga sina teed, mina ei saa seda teha. Sina ei saa? No. Sest süsteemi luba sul 10 eest tagastust teha. Olgu. Noh, siin pole ühtegi klienti, aga kas on mingi konkreetne põhjus, miks siin on 17 tehingut, kus sa teed kauba tagastusi? See pole tegelikult tagastus. Ma kontrollin neid esemeid internetis. Fuller, kuula mind, Fuller, kuula mind, Fuller, kuula, vaata mind. See kaart kuulub sulle. Vennas, ma ei tea, kuidas ma selle auto eest maksta saan. Ma saan võimaluse selle jaoks. Okei, nii. Ma annan sulle võimaluse see õigesti teha, okei? Nii. Ma tean, et mul on visakaart. Oota, ma sain selle kätte. See ongi see. Pole probleemi. Tee manifest, okei? Manifest, kus sa kontrollid eset. Jah, oli 4 korda. Kui laual oli 4 eset. 4 korda. Olgu. Millal sa viimati sisse tulid? Mis su nimi on? Me räägime sellest, mis on manifestis. Ja, sa tegid tagastusi. Ja me nägime, kuidas sa iga kord oma kaarti kasutasid. Sain aru, sain su kätte. Kui sinu ees pole ühtegi klienti, mis toimub? Sinu ees ei olnud ühtegi klienti. Miks see nii oleks? Miks sa seda tegid? Lihtsalt olin rumal. Okei. Ja ära siis ole. Ära hakka. Millegagi pita. Nii et ja. Nii, ma tahan seda põredi nii. Ma mõtlen, kuule, sa ei saa siin midagi teha ilma kaamera ees olemata, vend. Arusaadav, jah, härra. Sa saad aru, mida ma räägin? Jah, härra. Siin on kirjas, et sul on 17 tehingut. Ja kui sinu ees pole klienti, on see ohumärk.
põhjus, miks me siin oleme, on see. Me juba teame, mis juhtus enne, kui me sellest uksest sisse astusime. Me oleme selle kallal juba mitu tundi töötanud. Rääkisime turvatöötajaga, vaatasime mõningaid videovalve salvestisi, mis neil sinu kohta on. Sa tegid tagastusi, näitasid QR-koode ja kandsid raha tagasi oma debetkaardile. Me teame, mis juhtus. Ma tahan teada saada, kuidas ja miks see juhtus. Ma olin lihtsalt rumal. Aga kas sul on kodus rahalisi kohustusi? Kas sul on keegi haige? Miks sa seda teed? Ma lihtsalt vaatasin seda. Ühel päeval ma lihtsalt nägin seda. Ma mõtlesin, et seda saab teha. Aga see polnud nagu läbimõeldud otsus. Ma lihtsalt tegin seda niisama. Minu küsimus sulle on see, kes seda teeb? Kes seda teeb? Ma ei näinud kedagi seda tegemas. Ma sain ise aru. Kui sa vaatad seda tagastust asja, siis saab ilma tšekita tagastada. Ma nägin seda. Ma lihtsalt õppisin selle ise ära. Keegi ei õpetanud mulle midagi. Mitte midagi sellist. Raporti kohaselt, kui politseinikud näitasid talle valdekaamera videotel tehtud pilte, kirjutas ta igale pildile alla, pani oma initsiaalid ja tunnistas, et see oli tema. Kust sa saad QR-koode, et esemeid tagastada? QR-koodi ei ole, okei. Sa lihtsalt leiad mingi eseme, suvalise eseme. Paned selle ostukorvi ja tagastad selle. Sest ühel päeval tegin ma seda kogemata, kui mäletan, et keegi tuli ilma tšekita. Ja siis lihtsalt vormistasin selle tavalise tagastusena. Lihtsalt tee see ära ilma tšekita. Näed, sa saad lihtsalt eseme tagastada ja sul ei pea olema füüsilist kaarti või midagi sellist. Sa lihtsalt sisestad selle käsitsi Apple Pay'sse. Nii et ma nägin seda ja ma lihtsalt tegin seda edasi. Kes teadis, et sa seda tegid? Ainult mina. Nii et sa oled täiesti üksi, jah? Ma ei tea. Tahad ise selga panna? Ei. See on aus jumala tõde. See olin ainult mina, mitte keegi teine. See olin ainult mina. Mida sa rahaga teed? Ma lihtsalt kulutan selle ära. Nii et kokku on see 16 445 ja 58 senti. Kokku on 17 tehingut. See on suur number. Siin on suur number. Igaüks ületab teatud dollari summa. See on suur tehing, mees. Nii et sa teadsid, et sa teed seda põhimõtteliselt. Jah, ma just õppisin selle ära ja mõtlesin, et ma lihtsalt teen seda. Kas sa ei arvanud, et seal on kaamerad, mees? Ma mõtlen. Ei, ma teadsin, et seal on kaamerad. Ma lihtsalt ei mõelnud selgelt. Sa lihtsalt jätkad sellega, kuni vahele jääd. Ei, ma lihtsalt ei tea praegu. Kui sa oleksid vahele jäänud, kas sa oleksid jätkanud sellega, mida tegid? Mis see on? Kas sa tahaksid lõpetada? Ma olin kindel, ma oleksin lõpetanud. Nagu sa olid tööl alates eelmise aasta aprillist kuni tänaseni. Millal see algas? Ma ei kuule sind. Kui kaua sa oled seda teinud? Ilmselt umbes paar nädalat, mitte paar nädalat. Umbes paar kuud. Ma ütleks, et... Härra Fuller. Nii. See on umbes märtsis ja sealt edasi. Kas on midagi, mida soovite oma töötajatele öelda? Ma vandan isiklikult, ma ei ütleks, et see oli viga, sest ma jätkasin selle tegemist, aga ma lihtsalt õppisin midagi ja ei mõelnud sellele, ma lihtsalt jätkasin selle tegemist. Ma teadsin, et lõpuks jääd vahele, ma teadsin, see on ilmne, kui võtad raha, jääd vahele. Igaüks, kes raha võtab, jääb vahele, seda näeb kogu aeg uudistes. Olgu. No, uudis on see, et sind arreteeritakse täna. Jah, ja lõpuks pead sa maksma kahjutasu Branti emale. Nii et sulle esitatakse süüdistus autovarguses. Okei, sest nad ütlevad, et see on kuritegu. Sa varastasid 16 445 dollarit ja 58 senti ja sa ütlesid mulle, et see olid sina videos. Ja. Ma lihtsalt ütlen. Kui kaua sul aega on? Mul ei ole. Ma ei usu, et mul midagi oleks. Ma olen juba nii kaua ära olnud. Ma ei tea, ma pole oma kontot kontrollinud. Ja ta peab selle tagasi maksma kahjutasuna, kui asi jõuab prokuratuuri. No, mina olen härra Fuller. Sa maksad selle nagu ühe korraga ära. Selle peate te prokuratuuriga ise läbi arutama. Sind võetakse menetlusse, sind registreeritakse, sind süüdistatakse selle summa ulatuses autovarguses. 17 korda oled sa seda kuritegu toime pannud. Ja sind viiakse maakonna vanglasse registreerimisele. Nii et kui on veel midagi lisaks, võid saada lisatasu eest veel ühe süüdistuse. Nii et kui te lähete ja teete eeltoimiku osariigi prokuratuuri juures ning kui te leiate rohkem kui 17 lisasüüdistust, siis nad muudavad minu avaldust, kui te lähete osariigi prokuratuuri. See juhtub kogu aeg. Te teete väga põhjaliku auditi ja seal öeldakse, ohvitser, tegelikult oli see 23 süüdistust, nii et kui te lähete osariigi prokuratuuri, siis nad ütlevad teile seda. Jah, neid oli rohkem. Aga teil on võimalus seda teha. Ma kontrollin. Hästi, härra Fuller. Kas soovite veel midagi öelda? Kas teil on mingit kahetsust? Mis? Miks sa seda tegid? Jah.
kuule mees, ma olen oma elu jooksul palju inimesi intervjueerinud, bro. Ja tavaliselt, kui ma saan, tead mis, viimati, kui ma tegelikult siitkandist meest intervjueerisin, oli mu ema tegelikult täiesti rivist väljas. Sellepärast ma selle raha varastasingi. Ja ma ju panen sellistesse olukordadesse. No, tavaliselt jah, nagu sa ütlesid, panid täppi noor ja rumal. Aga tavaliselt on sellel põhjus. Ja mõnikord, ma ei ütle, et see on õige, aga mõnikord. See ei ole üldse õige. See oli rumal. Eesmärk püüdseb abinu, saad aru? Ma ei tahtnud seda kõike põhjustada ja ma tõesti mõtlen seda. Vabandin. Ma tõesti kahetsen seda, mul on kahju. Kui me lahkume, käi kõik need taskud läbi. Jah. Mul on suur tasku, ma vaatan seda tasku üle. Ma teen seda, Maik. Ma näen, et sa näitad seda, vend. Ma ei hakka valetama, mul on kahju. Sa tead, ma tahan seda. Tule siia. Ma panen noa sees poolt või midagi. Jah, muidugi. Malachi Fuller Allbarrett süüdistati suurvarguses ja organiseeritud petusskeemis, kuigi tema juhtumi lõplikku tulemust kohturegistrist ei leia. Järgmisena oleme Orlandos, Floridas, Texas Roadhouse'is. Juhataja sai kõne mehelt, kes elab Californias. Kigi kasutas väidetavalt tema krediitkaarti restoranis ning tellimusele järele tulnud isik, kelle nimi on politsei sõnul Kello McPherson, oli juba parklas. Olgu, mida sa siin teed? Mu inimesed tellisi mulle äsja toitu internetist. See on internetis, see on mingi muusikatüüp, auto. Jah, näita mulle auto registreerimistunnistust. Noh, see on minu jumala auto, oota korraks. Palun näita mulle oma isikut tõendavat dokumenti. Hästi, ma. 1. Ansu relvi. Osuta tagasi tee äärsesse kõrtsi. Ma helistan. On. Hästi, mine. Anna mulle teada, kuidas see on. Üks hetk. Hei, tere tulemast. Anna hästi. Pane kohe käed auto peale. Olgu, ma ei hakka, ma selgitan kõik välja. Läheme siia poole. Siia. Riputas üles või midagi. Lähme sisse, sulge uks. Oma missoni on 10 minutit, tüvista see kohe. Kas pool? Liikme pääse. Kas sul on telefon? Ma arvan, et peame juhatajale helistama. Jah, mul on. Mul on selle inimese telefoninumber kohe sul olemas. Cass. Olgu, ja mis on nende kviitum? Ei, see on lihtsalt telefoninumber. Kviitum on mul kontoris. Jah, see oli alla $50. Ma ei tea, kas see on oluline. Pane oma kingad jalga. Nii et ma arvan, et selle temperatuuriga, millest me räägime, ei tee see minu arusaamist mööda eriti vahet. Kuidas te selle telefoninumbri saite? Mees helistas poodi, ütles, kuulge, keegi kasutas just minu krediitkaarti teie poes. See oli kasutatud summa, nii et ma sain selle järgi vaadata. Mida me teeme, mida meile meeldib teha, mida me alati teeme, me pidime lihtsalt sisse tulema, teiega rääkima ja selle välja ütlema. Kas ta ütles teile oma nime või midagi sellist? Ei, ma ei saanud temalt mingit infot peale selle, et ütlesin, olgu, ma kutsun politsei ja lasen neil sellega tegeleda ja siis... Ja siis, kui ma välja läksin, siis sularaha puhul, kui nad kasutavad minu tellimissüsteemi, saavad nad välja trüki, kuhu pannakse nende nimi peale. Nii et tal on praegu oma telefonis meie kviitung nimega Twain Crew, keda ma eeldan olevat päris isik, sest ma rääkisin temaga silmast silma. Nii et ma eeldan, et see ongi see inimene. Aga kui ma helistajast küsisin, et mis nimi tellimusel oli, siis ta ei osanud kohe öelda ja pidi selle üles otsima ning ütles, et minu nimi on Twank. Ja siis näitas mulle, et see oligi nimi. See oligi tellimusel olev nimi. Nii et ma eeldan. Politseiraporti kohaselt oli tellimuse esitamiseks kasutatud telefoninumber VOIP number. Pole lihtne jälitada. Ja sa suudad vahet teha, kas see on mobiilitellimus, DoorDashi tellimus? Ja me ei kasutanud isegi DoorDashi ega midagi sellist. Me tegime neid ainult meie enda äpi või telefonikõnede kaudu. Sõinarju. Okei. Nii et pole mingit võimalust, et oleks olnud kolmanda osapoole kuller? Ei, absoluutselt mitte. Aines asi, millele ma veel mõtlesin, oli see, et äkki see inimene, kes kohale tuli, oli mingi pereliige ja ta ei teadnud, et kasutad tema krediitkaarti või midagi sellist. Aga ma ei tunneks küll ühtegi sõpra ega teisi kutte. Ja,
kas sa oled siin, ausalt, kui sul on veel küsimusi? Ma olen siin kuni 11-ni. Sina oled ka kuni 11-ni. Minu ainus palve on see, et mul on praegu külalised, ma arvan, teistes pealevõtmiskohtadesse väljas ja üks neist sai just oma toidu vette. Kas on võimalik, et me lihtsalt laseme veel välja minna? Nad on siis oma parklas kinni. Me hoolitseme selle eest. Hästi, aitäh mees, ole sulle tänulik. Jah, ma olen siin, kui te midagi minult vaja on. Olgu, ta ütles, et tema nimi oli Twainges. Kas nii ta ütles? Ta ütles mulle, see mees Lailas ütles, et tema nimi oli Grant Twainges. Ma olen üsna kindel, et asi on selles, et meie veebitellimuste süsteem jälgib kuidagi selle kaardi varasemat kasutamist meie süsteemis. Sest nagu ma ütlesin, selle mehe nimi, kes mulle helistas, see kõlas. Ta ei öelnud sulle oma nime, jah? Ei, ta ei öelnud mulle oma nime, ei. Aga ma mõtlen, ma võin eristada, ma arvan, et teie olete. Jah, ei. Ma teen seda, ma lihtsalt mõtlen, kas tema... Ta ei öelnud sulle oma nime, jah, ei, aga... Aga ma eeldan, et see kaart on seotud selle tüübiga, kes algselt meie juures tellis. Ja kuidagi sai see mees sama kaardi numbri ja sellepärast näitabki see teise mehe nime. Mis on sinu valik? Kas sa üldse selle kaardi viimased 4 numbrit? Ma ei usu, et veebisüsteem seda näitab. Kas sa hakkad oletama? Ma võin minna ja vaadata. Las ma lähen vaatan taha ja vaatan, kas saan selle sealt kätte. Hästi, enne kui ma teist midagi küsin, härra, loen ma teile teie õigused ette, eks? Hästi. Hästi, härra. Politsei sõnul andis MacPherson telefoninumbri Jamesi nimelise inimese telefoninumbri. Tere, härra, kas teil on põhjus, miks ma siin olen? Jah. Olgu, mida te praegu Roadhouse'is teete? Ma tahtsin lihtsalt süüa saada, olgu. Su sõber tellis sulle süüa, jah? Ja kuidas ta sulle selle toidu tellis? Ta tellis internetis. Millised kaardid? Ma ei tea, mul oli kõht tühi. Ma ei tea, härra. Olgu. Mina ei osa. Kes siis on tema sõber? Minu sõber, nimega James. Nii et kui ma kutsun Jamesi, teda Jamesiks, kas see on sama lugu? Lugu? Jah, sa kutsud teda Jamesiks, jah, ma mõtlen, kurat. Nii et ma ei tea, mis toimub. Hästi. Ma ei tea, mis toimub. Ma lihtsalt tahan teada, mis on Jamesi perekonna nimi? James. Ja ta ütleb mulle, et ta tellis selle selleks, et sina selle ära tooksid. Jah, ma lihtsalt võtsin toidu kaasa. Jah, mida sa tellisid? Ma lihtsalt tulin toidule järele. Ma tean, et mul on, mis sul on, jah. Mul on krevetide aine. Krevetide aine? Olgu, hästi. Mees, ma küsin sult uuesti. See kaart, mida ta kasutas selle toidu tellimiseks, kus ta selle kaardi sai? Härra, mul ei olnud ühtegi kaarti, härra. Ma lihtsalt tulin siia toidule järele. See on kõik, mille pärast ma tulin. Nii et kus James elab? Kuule, ja ma pole isegi siit pärit. Ma olen pärit, ma kolisin siia Ohiost. Nii et kust sina pärit oled? Ma olen Ohiost. Ma kolisin siia umbes 2 aastat tagasi. Nii et sa oled siin olnud 2 aastat, sa ei tea ikka veel, kus sa oled? Ei, mitte seda. Sa ütlesid, kus tema elab. Jah, kus ta on? Ta on põhjas. James on põhjas. Kui kaugel põhjas? Ohio, on. Nii et kuula, sa näed seda lugu, mis sa mulle rääkisid, mees. Kuidas see pole üldse loogiline? Su sõber tellis sulle süüa Ohiost. Ven, ma olen šokis, ma olen praegu šokis, mees. Ma olen praegu šokis. Ma mõtlen, sul on sinine Tesla. Mida sa mõtled, kui ütled sõber? Mul on praegu raske aeg, härra. Teate küll, mida ma mõtlen. Mul on lihtsalt raske aeg, härra. Kas teid on kunagi arreteeritud, härra? Ma helistan ja vaatan. Neist. Kui pikk mu karistus on? 10 aastat, 20 aastat, 5 aastat? 1000, 2000. Ma arvan, ma ütlesin välja 10 830 731. Enne kui ma vangasse sattusin, oli kõik korras. Oled sa pärast väljasaamist pahandustest eemal olnud? Ma pole mingisse pahandusse sattunud. Kui sa välja said? Raporti kohaselt vastas, kui politseinikud üritasid Jamesiga ühendust võtta, tundmatu naine. Olgu, sõber James. Kas see on nii kirjas? Olgu. Ja mis see perekonna nimi oli veel kord? John, olgu. Sinu sõber, James Jones. Ta elab, kuule nüüd. John Taylor, Ohio's. Jaa. Pean temaga rääkima. Pole hullu, ära muretse selle pärast, sõber. Ma hoolitsen sellest. Kuule vend, ma olen tõesti nagu... Lihtsalt, mine sinna. Ja need retseptid, lihtsalt, et sa teaksid. Okei, ei, sul on. Mul pole sellega mingit probleemi. Ei, ma lihtsalt, et sa teaksid. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Nii et su sõber oli nagu, ära muretse vend, ma aitan sind põhimõtteliselt. Ja ma tellisin sulle kiiresti midagi väikest Texas Roadhouse'ist, sa tuled läbi ja võtad selle kaasa. See soodi kõik. Nüüd oled segaduses. Sest kui oli valgeaeg, siis sul oli hunnik, ma ei tea, mis toimub. Kuidas te mind välja tõmbasite? Ja ma ei teagi, mille pärast. Ja nad lugesid mulle mu õigused ette, nii et ma tean, et olen arreteeritud, aga ma ei tea isegi, mille pärast. See ei tähenda, et sa oled arreteeritud. Sa oled siiski kinni peetud, eks? Ilmselgelt me ütlesime sulle, et tule siia, eks? Jah, aga sa oled, ma võin minna, aga sa ei ole arreteeritud. Mis ma olen segaduses?
tõesti, ma olen kogu selles asjas segaduses, ma tõesti ei tea, mis praegu toimub. Nagu ma tulin lihtsalt toidule järele. Mina kui autojuht tulen toidule järele ja siin on 4 politseinikku. Ma mõtlen, see on minu jaoks päris karm. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Kui ma helistan oma tüdrukule, anna meile lihtsalt hetk. Üks hetk, olgu. Me leiame kõigele lahenduse. Saame täpselt aru, mis toimub ja siis anname selle teada. Ilmselgelt on sul aimu, mis toimub, eks? Me püüame aru saada. Jah, ma tahaksin kellelegi krediitkaarte saata. Ei, ma olen nagu... Nii et nüüd sa saad aru, miks me siin oleme, et seda rentida? Kindlasti, sest ma ei ürita aru saada, ma üritan nagu... Kuidas see üldse nii juhtus? Sellepärast me siin olemegi, et välja selgitada. Miks? Ma olen kuradima väsinud. Politseiraporti kohaselt nägi ohver seda makset oma telefonis. Ta helistas ise restorani. Nüüd helistasid politseinikud talle tagasi. Olgu! Kuidas sa teada said, et sinu kaarti kasutati? Sest. Kui keegi kasutas minu kaarti. Sa ei saa puhkust. See aeg anti autole. Vajan ma olen. Lihtsalt saab märjaks. Lasen pühkida. Proovin. Hästi, härra. Oodake korraks, palun. Ma ei ole. Me peame tema isiku tuvastama, kuna... Sa oled? Joo. Olgu. Sa ütlesid, et sai kirja, et keegi oli sinu kaarti kasutanud. Ja. Kas see oli lihtsalt teavitav e-kiri või oli see pigem pettuse kahtlusega seotud kiri? Lihtsalt tehing. Kui toimub tehing, siis ma saan sellest teada, sest ma seadistasin selle asja. Okei. Kas sa andsid kellelegi loa oma kaarti kasutada? Ei. Ei. Kas sa juhuslikult ei esitanud tellimus kellegi teise jaoks või midagi sellist? Ei. Olge korraks kannatik, palun. Kas sa tead kedagi Orlando, Florida piirkonnas? Ei tea. Sa ei tea? Olgu. Kas oled juba veendunud, et su kaart on tühistatud ja kõik muu selline kinni pandud? Ma kustutasin oma krediitkaardi andmed oma Texas Roadhouse'i kontolt pärast seda, kui ma selle tehingu avastasin. Okei, nii et sa oled selle osa juba ära teinud, oma konto turvanud ja kõik muu? Jaa. Okei. Kui me teeksime seda? Ma tean, et ma ei saa ilmselgelt lasta sulle avaldust kirjutada, kui sa oled Californias, aga kuna mul on sind siin telefoni teel ja ma salvestan kõike, siis kas sa sooviksid esitada süüdistuse, kui me leiame isiku, kes võimalik, et kasutas sinu kaarti? Vabandust, mis su küsimus oli? Härra, kui me leiaksime isiku, kes kasutas teie kaarti selle ostu jaoks, kas te sooviksite tema vastu süüdistuse esitada? Jaa. Ja? Olgu. Ja kas see on teie jaoks hea tagasihelistamise number? Jaa. Ja, olgu. Hästi, härra. Mul võib teie jaoks veel küsimusi tekkida, aga hetkel katkestan kõne. Igaks juhuks, kui pean teile lähitulevikus tagasi helistama. Kui pean, siis see ei tohiks väga kaua aega võtta. Olgu. See on Texas Roadhouse'ist. Kas meil on keegi, kes tuleb tellimusele järele? Kas te tunnete seda inimest? Kas nad on juba teel siia või? Jaa. Nad peaksid seal olema. Okei, ilmselt meil oli lihtsalt raskusi nende auto leidmisega. Kas te teate, mis autoga nad on? Ei, see pole kindel. Okei, Hanner. Hästi, härra. Ma tean, et sa ilmselt juba rääkisid kõigi nende teiste politseinikega. Kas sa saad mulle öelda, mis sul täna siia tulekuga oli? Ma tulin lihtsalt toitu ära tooma. Lihtsalt vaja toit ära tuua. Kas sina tegid tellimuse või keegi teine? Ei. Mina ei teinud seda. Sina ei teinud tellimust. Kes tegi tellimuse? Üks mu sõber tegi tellimuse minu eest. Okei. Kas sa võiksid mulle öelda, mis su sõbra nimi oli? Või jah? Ma ütlesin talle, Iris. Okei. Vabanda, aga ma pean lihtsalt... Ma võtan raporti üle, nii et James... Isik, kes raporti tegi, on James. Isik, kes tellimuse tegi, oli James. Isik, kes seal oli. Nimi on James. Okei. Ja kus James on? Ei, ta elab Ohios. Ta elab Ohios. Okei.
miks ta pidi selle sinu eest Ohiost tellima? Ta oli seal. Mul pole raha. See ongi lihtsalt nii lihtne. See ongi kõik, mida ma ütlen. See ongi kõik, mida ma ütlen. Minu poolt kõik. Sign-a-roo. Nii et, jumal korras. Ma tulin lihtsalt toitu võtma, ma mõtlen, ma olen näljas. Sign-a-roo. See ongi kõik. Ta peatus ja... Ta käskis mul autost välja tulerik ja ta võitis mu isiku tõendava dokumendi. Ja... See ongi see, kus me praegu oleme. Ma olen lihtsalt natuke segaduses, eks mees. Ma tulin siia ainult jookit ära tooma. See ongi kõik, mille pärast ma siia tulin. Politseinik lõpetas küsimuste esitamise ja hakkas vastuseid andma. Sain aru, kas see on sinu auto või kellegi teise oma? Wow. Vabandust? See on minu sõber. Sinu sõbra auto? See on minu sõber. Millise sõbra auto? Mis ta nimi on? Autoomanik. Tõesti, vend, vabandust. Parrel park. Tõesti, Burrelli auto. Olgu. Ja mis su eesnimi oli, ma ei saanudki teada. Kana kilo. Nii öeldaksegi. Kilo. Kas sa saaksid palun püsti tõusta kilo? Hästi. Ära pane käsi selja taha. Vabandust, nad tulevad sinuga kaasa. Ma arvan, et sain oma viimase kätte. Nad olid. Ambes kooma. Ei tea. Kas ma saan vähemalt akna kinni kerida? Kas sa said kaarti kasutada? Auto on seal sees? Võtmed on mu telefonis. Mille telefon see on? Seda siin teil ei ole. Sul on autovõtmeid vaja, aga sina? Sul on juba autovõtmed olemas, aga sina oled see, vaata. Tesla kasutab telefoni. Sina lihtsalt telefoniga. Mis see osa on? Kuidas selle läheb? Kuidas sellel aktiivne on? Siiralt, see mees. Rahune maha. Rahune maha. Lõõgasti, mul on vaja oma autovõtmeid võtta, suur vend. Auto selle jaoks. See saab olema tõeliselt raske. See seletatakse sul ära. See peab natuke aega võtma. Kas see on minu jaoks valmis? Kas oled käitunud ähvardavalt? Saa! Enne, kui sa kõnnid. Kes Young? See on minu tüdruk. Olen juba pikka aega proovinud talle helistada. Kas ma võin vähemalt talle helistada? Kas ma võin oma tüdrukule helistada ja vähemalt öelda talle, mis toimub, vend? Kas ma võin vähemalt seda teha, vend? Ma helistan talle vähemalt hiljem. Ta peaks taga olema, ma ei tea. Kas ma võin vähemalt... See on minu kallim. Emma, kuidas? Siina. Kuidas seda lukust lahti saab? See on lukus. Nii et ma pean sinna sisse minema. Ja nagu mul on vaja oma telefoni. Ma mõtlen, su telefon on, sul on ilmselt õigus. Ma tahan lihtsalt veenduda, et sa akna kinni paned. Mul on vaja talle helistada. Olgu. Ma juba otsisin mütsi läbi, aga ma jätan selle peast ära. Ei näe seda. Kas sul on neid prille vaja, et näha või on need lihtsalt päikeseprillid? Need on päikeseprillid, need on lugemisprillid ja mul on teised prillid istmel. Kas sa saad mu prillid võtta? Ma võtan need. Kui ma need ära võtan, kas sa näed ikka veel? Ei, mul on ilma nendeta hästi, ma ei näe, mul on retseptiprillid. Hästi, pane palun jalad sinna. Retseptiga, aga mu teised prillid maksid vist $3000. Sain aru, toome teised ka ära, ole ettevaatlik. Ma pean sulle turvavöö kinni panema. Kas ma võin oma telefoni kasutada, et oma tüdrukule helistada ja siis lahkuda? Noh, jõuame selleni mõne minuti pärast, eks? Ma ei ole vähemalt helista talle tagasi. See on tema krediitkaart. See on tema. See on tema. Tere lihtsalt, oota päraks. Kuule, ole minu, ma saan aru. Anna mulle... Mõni minut. Hästi. Kilo? Kas sa saad mulle öelda? Jah, ma tegelen sellega. Kas sa saad mulle midagi selle kaardi kohta öelda, millega tellimus tehti? Kas see oli sinu kaart või kellegi teise oma? Kõik, mida ma tegin, mees, oli see, et ütlesin oma sõbrale, et olen näljane. Ta tellis mulle süüa. Ma ei saa teda toita. See ongi kõik. See ongi kõik. See ongi kõik. Rohkem pole midagi. Okei, nii et sa ei tea midagi selle krediitkaardi kohta? Ma ei tea, mis toimub. Ma olen segaduses, mees. Ma olen tõesti segaduses. No kuule, ma seletan sulle nüüd ära. Keegi helistas siia Texas Roadhouse'i ja ütles, et keegi, kellele nad ei andnud luba ja keda nad ei tunne, kasutas nende kaarti tellimuse tegemiseks. Siis tulid sina siia ja tulid sellele tellimusele järele. Mul pole telefoni, ma ei võtnud isegi telefoni kätte. Sain aru, ma tean, et sa olid siin, et tellimus kätte saada. Jah, see on kõik, mida ma teha saan.
nii et ma helistasin sellele inimesele, nad ütlesid, et nad ei andnud kellelegi luba oma kaarti kasutada. Nad ei ole isegi sellest osariigist, kust sa ütlesid, et su sõber pärit on. Ja sellepärast olemegi praegu siin, kus me oleme. See inimene ütles, et ta ei andnud kellelegi luba oma kaarti kasutada. See on pettus ja ta tahab esitada süüdistuse, sest tema ei teinud seda. Sellepärast olemegi praegu selles olukorras. Selles mängus on raske muljet avaldada. Ma ei võtnud isegi mingit toitu kaasa. Ma ei läinud isegi sööki tooma. Noh, sa ütled, et su sõber maksis selle eest, aga kui me sellele numbrile helistame, siis nad ei tea, millest me räägime. See inimene, kes siia helistas ja ütles, et see on tema kaart, ei tea, millest jutt käib. Nad ütlesid, mina ei teinud seda. Mina seda ostu ei teinud. Tegelikult ma ei ostnud seda. Ma ei ostnud seda. Ma ei suuda sellele mõtlemist lõpetada. See on kõik, mida ma saan teha. Ma saan aru, sellepärast me siin olemegi. Hästi. Sa ei saa mulle oma sõbra kohta midagi muud öelda peale selle. Ma mõtlen... Vend, sa hakkad mind vangi saatma, vend. Sa hakkad mu auto ära vedama, mees. Mind süüdistatakse selles. Nii et mis iganes toimub, mind süüdistatakse. Nii et see polegi tegelikult oluline, vend. Mind süüdistatakse selles, mees. Mind süüdistatakse praegu. Ma hakkan vangi minema millegi eest, millest ma isegi midagi ei tea, mees. Kuidas läheb, mees? Vennas, ma olen väsinud. Mul pole isegi midagi öelda, mees. Kõik on korras, vend. Kõik on korras, vend. Veel üks asi tead. Sinu juhi luba on peatatud. Ei, see ei saa olla. Ei, ma ei teadnud. Ei saa olla, sest ma maksin talle selle ära ja siis mitte midagi. Noh, siin näitab, et see on aegunud. Mirkanagi. Ja see oli peatamine juba jaanuaris. Aga nad ei kuluta seda praegu. Need aeguvad alles 2029 aastal. Äsja aegus. Hei, vaata, minu kuulmeku. Kui me seda kontrollime, siis tulebki nii välja, jah. Tuleb liiklusrikkumine. Oota. Jah, sul on siis 2 süüdistust. Tere, kuidas mu juhi luba saab aegunud olla, kui sa vaatad just ID-d? Pole tähtis, mis number ID-l kirjas on. Kui me süsteemist vaatame, siis seal on kirjas, et see on selle kuu seisuga aegunud, mis on kriminaalne. Mida sa mõtled? Oota. Edasist arutelu ei tule. Oota, ma üritan kuulata, mida sa mu elu kohta öelda tahad. Mida sa mõtled, et edasist arutelu ei tule? See on aegunud. Ma ju küsin sinu küsimust. Kui me arvutis riigisüsteemist juhiloa läbi laseme, ütleb riik, et see on aegunud. Mis selle aegunuks teeb? Riik ütleb, et see on aegunud. Nii et kõik, mis neil kirjas on, näitab, et see on aegunud. Nii et juhi luba on aegunud, see tähendab, et kuupäev sellel pole õige, eks? Sest nii seal kirjas ongi. See tähendab, et see ei kehti. See lihtsalt tähendab, et juhi luba on korras. Kuidas see siis ei ole hea? Kuidas see ei ole hea, kui ma just käisin siin kohtus umbes jaanuaris? Ma maksin oma trahvi märtsis ära. Ma maksin neile 300 oli peatamise eest. Ja ma maksin trahvi Maitlandis 23. märtsil. Sa pead rääkima kohtuga, aga see näitab, et asi pole hea. Jah, see ütleb nagu sulle ainult nagu, ma pole isegi... Callow McPhersonil esitati süüdistus krediitkaardi petturlikus kasutamises ja kohtutoimikud näitavad, et ta ei vaielnud süüdistusele vastu. Me lõpetame selle After Hoursi episoodi endiselt Orlandos, nüüd Beauty Exchange and Supply Stories. Juhataja avastas tühjad karbid seal, kus tooted pidid olema, nii et ta kontrollis turvakaamera salvestisi. See, mida ta nägi, pani teda politsei kutsuma, samal ajal kui kahtlusalused olid endiselt hoones. Ta salvestas ja olgu. Ja vaid 2 nädalat tööd, mis polnud millegi muuga võrrenda, kui sa kutsusid nad tööle. Minuga järgmise tunni jooksul nendega mängima, nii et nad on poes ja neid meelitada. Nii et ma salvestan kõike. Okei, kus nad praegu on? Vastuvõtus, aga nad ei... Tea midagi. Okei. Nad ei ole teda veel poest välja viinud, eks? Ei. Nad võtsid kõik pühapäeval. Aga eile, kui ma poodi tulin, leidsin tühjad kastid. Jumal, ma olen nii elevil. Jah, nad võtsid kõik. Aga nad panid kõik muu minu jaoks välja, et ma saaksin seda müüa. Okei, oota. Nii et mis su kaamerad on? Salvestatud. Koti pakkimine, kuidas nad kotti tõstsid või kuidas nad selle autosse kanid. Ja meil on märk, et kotti võib üles võtta. Nad tõstsid koti pühapäeva hommikul. Nii nad lihtsalt võtsid selle. Nad tundsid, et keegi ei jälgi neid. Olgu, ja te soovite süüdistuse esitada? Olgu. See on väärt rohkem kui 3000. Politseiraporti kohaselt näitas valvekaamera salvestis, kuidas Ariane Lester pani oma kottidesse parukaid, kokku 8 tükki. Lamisha Hillmanil oli 12 parukat. Mõlemad laadisid need väidetavalt punasesse sedaani. Töötajatel ei ole lubatud poes kotte kaasas kanda. Nad teadsid seda. Kas olete valmis avalduse kirjutama? Kirjutage avaldus selle kohta, mis juhtus. See oli siis eile. Pühapäev. Okei, nii et pühapäevad nad töötasid. Sa nägid, kuidas nad parukaid kotti panid, ukse juurde asetasid ja siis läbi läksid?
Tead, jaamas nad panevad selle kotti, selle mingi kraami, osa asju nad panevad teise kasti. Mul on kõik viisid olemas, ma kirjutasin aja üles. Olgu. Ja mul on kõik andmed olemas. Kas me saame seda salvestist vaadata? Proovi kaamerasse vaadata. Aga ma ei taha, et nad põgeneksid, tead. Nagu... Aga sa tead, kes nad on. Neil on see teave. Olgu. Olgu, nii kui nad tõesti põgenevad, siis anname lihtsalt välja vahistamismääruse ja võtame nad mõne teisel päeval kinni. Jah, olen kindel, et tema teeb sama. Jah, mul lihtsalt peab olema veel üks šerifi asetäitja tuleks. Tule sisse ja hoia. Kenny. Sellest kinni. Peatu kuskil tee ääres. Saad aru? Hästi, olgu. Nii, põhimõtteliselt kellel on 2 töötajat. 2 töötajat. Üks neist on see missioon selle ühe juhiga, nagu see valge juht. Ja teine mees on see piirkond ja tabas teda südamesse. Ta on maha lastud. Ma ütleksin, et rohkem kui 2000, see on nagu suur auk. 2117, 2118. On see? Olgu. Ma ei mäleta. See juhtus sel päeval. See on siiski ainult õiglane. Aga ikkagi. Ma arvan. Olgu, ma vaatan nüüd sellesse kaamerasse. Mis ajani nad täna töötavad, mis kell nad täna lõpetavad? Kell 3, olgu. Nii et... Nad võtavad nad kinni raporti põhjal, me uurime asja. Nii et kuhu see jätta? Anna see. Nii et liiklus. Nad ei saa kuhugi minna. Nii et kus nad on? Politseirapordi kohaselt avastas politsei, et Lamisha Hillman peitis parukat pruuni kasti, peitis selle prügikasti juurde ja liikus siis oma autoga, et üles korjata. Ära alusta. Pange palun käed kokku, ma ei ürita. Oota korraks. Pange käed selja taha. Oota korraks, ma saan tuua. Pange käed alla, ma saan tuua. Ära tee seda. Hästi siis, peatu. Hästi. Seda on raske hinnata. Hästi, sa teed selle raskemaks, kui see tegelikult on. Ma saan telefonikõne vastu võtta. Me räägime sellest. Anna mulle hetk, ma lihtsalt ütlen. Ma lihtsalt elan. Mida sa mätsad? Ma tahaks teada. Olgu, lihtsalt pane see peale. Kas ma võin? Kas? Kas? Mina saan. Mina. Kas ma saan koju tagasi minna? Vabandust, liigu siia kiiresti. Ma ei taha siin süüa. Kas see on liiga? Kas... Sii. Minuga on kõik korras. Lihtsalt küüni edasi. Nii et kui sa tahad, et ma panen üks oma autosse ja mina panen teise oma autosse. Nad peavad tooma mu võtmed, telefoni ja tahvelarvuti. Me ei lähe kuhugi. Enne kui me kuhugi läheme, võtame kogu su vara kaasa. Ma lihtsalt ütlen sulle igalt juhu. Ma ei tea siis, olgu. Kas sa eelistaksid, et ma hoiaksin seda sinu eest? Okay. Olgu, hoian seda enda käeseks. Eile võtid 10.12, kas sobib? Kõnekeskuse töötaja teatas, et keegi on liinil koos naise oigamise ja karjumisega. Kõlab nagu tungraud või midagi sellist. Ja, me hai. Kas see on see? Kas sul läks kõik jälle normaalseks? Hästi. Ja sa ütled neile, et nad selle turvaksid? Hästi. Hästi. No se lo falta. Kas sa tead, miks sul praegu käerauad on? Hästi, anname nüüd sõna sulle. Kas sa saad minna ja tunda seda konditsioneeri? Kas sa tunned seal? Õhku. Olgu, hoia ennast eespool kinni, eks? Kui soovid, võid end mugavalt sisse seada. Võid selili heita. Kui tahad lamada nagu diivanil, siis lihtsalt ütlen, et sa võid. Miks sa mind praegu niimoodi kutsud? Ma ei saa lubada, et sa mind praegu niimoodi kutsud. Asi on selles. Olgu, Ariane.
Kes? proua, mis teie nimi on? Minu nimi on Lamisha. Lamisha. teine tüdruk oli Arjan. nii, põhiseaduse kohaselt pean teid teavitama, et teil on õigus vaikida. kõike, mida ütlete, võidakse kasutada teie vastu kohtus tõendina. Teil on õigus kohe advokaadiga rääkida ja lasta tal olla kohal nüüd või igal ajal ülekuulamise ajal. kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat tasuta. kas soovite kõigepealt advokaadiga nõu pidada või soovite, et advokaat oleks selle ülekuulamise ajal kohal? jah või ei? ma saan oma võimaluse, kui ma vanglasse lähen. olgu. kas sa kui sa edaspidi soovid vaikida või soovid, et advokaat oleks kohal, siis kõik ülekuulamised lõpetatakse. nii et küsimus on, kas oled valmis minuga praegu rääkima või soovid advokaati? ei. Anna minna, millest me räägime? Me ei räägi sellest. Ma lihtsalt tahan minna. Viige mind vangi, öelge, kui suur mu kautšon on, et ma saaksin välja. Ma pean oma lastele järele minema. Ma oleksin võinud juba. Vanglas olla juba siis, kui te esimest korda tulite. Te hoiate mind siin ja venitate. Mu lapsed on juba valmis keskkooli minema. Sellepärast ma pean. autot, keegi ei venita midagi, ma pean peegel otsa vaatama enne, kui otsustan, kas pean teid vangi viima. Nad teadsid, et ma lähen vangi. kes nemad on? Need inimesed. Nemad ei tee seda otsust, selle otsuse tegin mina. Jah, ma pean oma lapsed peale võtma. nii et ma ei vii siin kedagi vangi, kui mul pole tõendeid, et sind vangi viia. No. Oh. nii et ma pidin oma tõendid koguma. jah. Sellepärast ma ei kasutanudki oma telefoni. Arian Lister ja Lamisha Hillman süüdistati mõlemad suures varguses. kohtutoimikute järgi ei vaidlustanud kumbki süüdistust. Aitäh vaatamast kõigile. Sellel on Crime After Hoursi episoodi uuris, kirjutas ja tootis Juliana Battaglia. Video monteeris Daniel Camacho. Mina olen Jesse Weber. Kohtume järgmisel nädalal.